Sa tuledki raamatu soovitust küsima. Ma praegu siin loen ühte uut ingliskeelset raamatut. Hamnet kõlab paljudele võib-olla tuttavalt ja tegu ongi Shakespeare'i elu ja tema perekonna põhjal kirjutatud äärmiselt lummava looga. Ma loen võib-olla maitseks sulle siis ka siit ühe mõtte. Now that she is here and the play has begun, the strangeness and detachment she felt during the journey and while she stood in his lodgings rinses off her like cream. She feels ready. She feels furious. Come on then, she thinks. Show me what you've done. Niimoodi mõtleb siis Agnes, Shakespeare'i abikaasa, kui ta esimest korda läheb vaatama, mida tema mees on valmis kirjutanud ja kuidas seda laval esitatakse. Nii et äärmiselt ilus ja tore lugu. Aga samal ajal, kui lugeda midagi ilukirjanduslikku, võiks olla midagi ka teaduslikku lugemislaua peal. Ja minul on praegu selline raamat nagu Daniel Kahnemanni Kiire ja aeglane mõtlemine. Siin seda lugedes läheb aju küll täitsa krussi, see on aeglane lugemine. Seda raamatut ei ole võimalik lugeda ühe joonega. No näiteks, pange oma mõtteproovile, ma loen teile siit ühe jupi ja teeme teadusliku katse sellega. Esialgu mõtle hästi kiiresti ja siis pärast hakka mõtlema aeglaselt. Minu järg on siin. Varsti hakkab juba läbi saama. Nii loogika ülesanne siis. Järves on vesiroosidega kaetud ala. Iga päev kasvab see ala 2 korda suuremaks. Kui vesiroosidel kulub kogu järve katmiseks 48 päeva, kui kaua kulub siis poole järve katmiseks? Ruttu vastus. Nii, ja nüüd mõtle uuesti õige vastus. Ja siis sa saad teada, missugune on erinevus kiire mõtlemise ja aeglase mõtlemise vahel. Ja huvitav on see, et see raamat on päris uus, aga seda, mis vahe on kiire ja aeglase mõtlemise vahel, teadis 19. sajandil juba saksa valgustuskirjanik Goethe. Ja kus ma seda tean, et ta teab, siit Fausti raamatust teangi. Ja siit ma loen 21. lehelt. Raamat on kapsaks loetud, järelikult on hea raamat. Nii, kus sa mul siin oled? Faust siis ütleb oma õpilasele niimoodi. See üksnes elab ilma vaevata, kes väliskoorest satub vaimustusse. Ta ahnelt rühmab aardeid kaevata ja rõõmus on, kui leiab vihmausse. Nii et mida sa siit elus siis tahad? Vihmausse või aardeid, seda saab Faustist teada. Ja lugemisega võiks öelda niimoodi, nagu ütles Tõe õiguse teises osas Tammsaare koolipapa Maurus. Õppige nagu hullud. Ma siis parafraseerin, ütlen, lugege nagu hullud, aga ei ole siin midagi ka seda Tammsaare tõdemust. Teadis juba 16. sajandil üks Hispaania kirjanik Miquel de Saavedra ja tema kirjutab oma Don Quixotis siis ühest mehest, kes luges. Ja siia on siis kirjutatud niimoodi. Sellest raamatust on siis tehtud laste versioon, et siit laste versioonist ma loengi. Oma jõude aja, mida aasta lõpul oli rohkesti, veetis ta rüütli raamatuid lugedes, mida tegi niisuguse õhina ja mõnuga, et unustas majapidamise ja koguni müüs maha oma maid, et osta veel raamatuid. Nii suur oli tema teadmisimu ja arulagedus. Nii et lugedes võibki päris hoogu sattuda. Mida ma teile siis soovitan? Ma soovitan lugege. Ja lugemiseks on vaja esimene samm, mis on vaja teha, on avada raamat. Head lugemist!